Daamid ja härrad, kas tõesti? Kas tõesti? Tšau, minu nimi on Decentrix. Ma olen Jaosna jätkuvalt. Ja seekord siis osa 5 juba järjekorras. Oleme jõudnud trainer school'ini ehk siis treenerite koolini ja suure tõenäosusega osa sellest videost oleme me siin. Oleme koolis kinni ja battleme erinevate lastega ja muude toredatega, et vist see õpetaja ei taha meist midagi, nagu ma saan. Ja, ärge siis kiusake koolis lapsi on ju. Jah, kui meie videod üldse midagi saavad kasulikud olla, siis kooli kiusamine on teema, millele kindlasti tähelepanu pöörata. Siin oli pokeball, unustasin. Ja kooli kiusamise võtmes, olgem teistest targemad, ma ei tea, kas siit peab välja minema või peaga. Ma isegi tea, et võib-olla see on kuskil veel mingi lahing. Ready and grass, fire, water, oh, which one wins? Which one win the matchup between fire type and water? Water. Nii. Right, yeah, that's it. Ma panin lihtsalt water, ma ei lugenud küsimust, et no that's not it. Which one? Grass type and water type. Grass type. Kas ma saan mingi asja selle eest? Siis ma teen selle korralikult ära. Nii. Ei kõik. Kas ei saanudki midagi või? Nope. Fire, grass. Okei, ma panen fire, see ütleb no jälle, rohtab oma pea. Fire grass, et seal fire võidab. Kui sa lähed kõige paremale poole nurga taha, siis seal on battle. Grandma. Sa mõtled seal all aias või? Aia või maja külje peal. Kui sa mõtled siit taga või? Teisele poole maja. Sa mõtled see, kus see tüdruk oli või? Jah. Ma mõtlesin, ta ei tahtnud võida. Siin tuli mul vaalake vastu. Gaylord. That's Moby Dick. You can mobile. Look at these rainbow rockets. No nii. Spoilers sulle. On tulemus või? Yes. See on pigem post-game. Ikkagi päris suur rõhk on pandud sellele. Tackle teeb sulle midagi. Nii, mul on originaalne ratikate siin. See õige vastane ka radikeid, jah. Nii, mis sa siin teed? Nothing happened, mis sa hüppad seal? Teeme siis rahulikult selle battle ära, sest tundub, et ega ta mulle crawlide ja mingite muude hüppamistega siin tämmi ei taha teha täna, nii et... That was a close one praegu. Ära oma quick attacki. Panen Godzilla peale, ta rock type. Tundub, et on vajadus käia Pokecenterist läbi. Yes, ei pea enam emme juurde minema. Potion, tüütu. Oota, kas ta ütles, et XP share või? Kas andis sulle XP share? Ma ei mäleta, kus kohas siin saab, aga suht varakult sai, ma mäletan. Kontrolli bag ja key itemid vist. Jop, sul on olemas. Need põhimõtteliselt ei peagi ennast switchima. Allad Pokemonide XP-risse, aga kas siin oli see, et saavad erineva koguse XP-d? See, kes on lahingus saab 100%, see, kes on partis saab 50% sellest. Vist. Nii, Godzilla leveled up. Nii, okei, ma pean minema korraks hiilima ja ma arvan, et nüüd selle kooli kõige vasemas servas all nurgas on ka üks treener, sa pead minema ülevalt sisse, saad aiast, sellest punasest aiast ja vist alla jooksma. Aga paitasid ära või? See Lili saab hiilida ka mind, õigus, mul tuli meelde. Lili hiilib. Siin on väike item. Jaa. Antidote. Nii. Rõhutame ära, ole nii kurb. Kohe katsun sind. It's like talking to your dick. Don't look. Why is your face so down? Ma ei katsu sind ära mõetse. Nagu vaatab üles. Nii, aga mul on siin poolaasta mees. Swimmers, Joey and Joey. Looking fabulous. Yes. Ossarrais, mis asja mane. Ledipa tuli mul, nii et... See pole isegi vastane, see on wild mul praegu.
noh, level up siis saab sellest. Kui me võtaksime niimoodi, et me saame kinni püüda, eks ole, Ratvan igas alaruutis ka, võt siis oleks nagu tähtis, jah. Saaksid oma stiili või? See on jää ja ma pole kindel, kas ta on puhas jää. Võib-olla on stiil ka, ta näeb välja nagu ta on metalline. Sa ära loobi mind. No nii. Nii, ma jõuan ka lõpuks treenerini, mida sa just mollywoppisid seal. Jep. No, the Grimer found in the tall grass was defeated. Rünnak. Mis sai? Feint attack. Füüsiline rünnak, jah. Jah. Nice. Vahelduseks midagi erinevat. Nüüd ma saan teha ghost type'idele tule alla. Nice. Nii, mina olen siin ees. Oota, siin on veel üks item. Ellu. Ja loo. Paralyze seal. Parem kui mitte midagi. Nii. Tere poisike, kes sa reaalses oled? Ta on sisimas sõdruk võib-olla. Kohe saame tea. Ei, ta näeb, et ta on vanem. Jaa, ta sisimas on tegelikult väga täiskasvanulik juba. Mis sul oli see? See on Dwebble, ma arvan, oli ta nimi. Kivi ja kutukas. Dwebble, jah. It's like a pebble. Dwebble. Feint attack. Ta oli vesi vist, jah. Vesi ja kivi vist. Ma saan aru, et on tulnud sõnast pebble, aga nagu kivik, aga miks tee? Dwebble. Mis on tee? Mis loom ta võis siis nagu... Oh shit, no. Switch Pokemon. Godzilla. Oleks ta saanud, see oli vist rock throw, et ta võib saada 5 korda mulle pihta, ma oleks surma saanud, see oli nagu ülimõnn. Noh, ikka õnneks ainult one damn. No vaata, Godzilla põhimõtteliselt sööb neid kivisid, mis ta viskas ta. Kõik normal attacks. Fury Cutter. Nii, Stomp. Stomp, no ta on suht kõrge defense ja see on see... Weak armor. Defense langeb ja speed tõuseb iga kord, kui ma pihta olen talle. Noh, minu jaoks on see hea uudis. Ta on sul level 11 juba, ma vaatasin või? Jaa. Mul on mõlemad vist level 11, et ma ei tea, kas mul on nagu nii hea experience'iga vastaselt olnud lihtsalt. Nii, ma sain lõpuks selle jura tehtud ja sa oled selle viimase kuti juures. Kiire Savekame. Savekame, jaa. Ja mul on 11 ja 10 Pokemonid. Ma korra lähen hiilin, sest et mu Magvi sai ka jälle korralikud natuke kivi sai endale alla. Stand praegu. Nii. Mitte sina, sa ei anna mulle mitte midagi, sa peksa saad. Ta annab sulle väikseid hints and tips. Like I need those, I'm pro. Yes, meter run. Nii siis Justin kase ma panen mitte seda. Ma lähen siia ja vahetan Godzilla ette, sest et mul on 12. Minu vastane on hoopis poolaste naine tuleb välja. Ainult rõõmus. Yes, kohe vaatame. Vaatame ära, laseme vaatajatel nii kaua kaunist neidu jälgida. Nii. Ja sul on hoopis väike pulli. Ja mul on Blissi. Ja Kingibo. Ära kasuta Dragon Rage'i, you fucker. You fat fuck. Nii, võt praegu mul on hea meel, et mul Dragon Rage on. Sest veel 8 Blissi on juba tank, noh. See on, no jah. Tal on palju hitpointse. Ja Defense Rose ka veel, nii et... No, okei. Edward, you are... Wait, ta kasutas Watergunni? Lol. Kas mul need on ka randomiseeritud või? Ma muustasin niimoodi, et ainult level up muustatud on. What the fuck? Okei, üllatused. No see teeb huvitavamaks mõneti. No võt seekord saad sina isegi kiiremini. Vaatasid ka palju see XP said, jah? Oi, seda ei vaadanud. Sa saad need korralikud. 740 sain, jah? Blissi on üks parem grindimistest. Nii, ma sain mingisuguse teach movie. Ma vist vaatasin, et see oli mingi water pulse, aga ma ei tea, kas ta nüüd reaalselt on ka. Uurime järgi. Technical machine sain mina. Shell trap. Ma kohe vaatan järgi. Nii, me saime nüüd teise korruse võtsme ka. Ja seal tuleb meie esimene see trial captain või midagi sellist. Ehk siis korralik fight on ees ootamas. Võimalik.
ma ei mäleta täpselt. Ja seda me jõuame isegi selles episoodis veel ära teha. Jaa, meil on aega korralikult. Just nii, et see episood on äkki vähe sisukam, päris palju fight'e on siin ees. Nii, ma tahtsin tegelikult seda Technical Machine'i vaadata, aga enne lähme teisele korrusele. Ja kolmandale veel ei saa, jah? Disintrigues, I can't believe that you beat all my students. What do you say? Are you ready to take me on? Waterpulse, jaa. Take on. Nii, see on hoopis. See sama noor kutt, kellega sina juba võitlesid. He wants revenge. Ace Duo, kes on tegelikult solo. Smubet. Masterballiga. It looks ugly as fuck. Täpselt. Hitmonlee. No nii. Dragon Rage it is. See on minu go to confusion. What are you doing? Hajime mashite, Godzilla. Stompu. Oh that Dragon Rage. Oh that Dragon Rage. Sul on lebo. Ma siin lihtsalt tuginen oma kõrge rünnaku peal. Edward learned Sandstorm. Oh no no. This is personal. Daamid ja härrad, kas tõesti? Kas tõesti? Ma poleks mitte midagi saanud teha. Ta oli kiirem. Daamid ja härrad, kui nüüd aus olla, siis see tähendab selle Vatet seeria lõppu, kui me tahaksime üdini ausad olla. Aga kuna me Jalastaga oleme nii selles seriaalis sees ja me tahaksime ikkagi lõpuni minna juba selles mõttes, et näha, mis tiim meil kokku tuleb vähemalt nende Pokemonide põhjal, siis mul on tükku tunne, et ma arvan, et kes vähegi seda vaatavad, siis annavad mõne mõõnduse andeks. Aga nüüd on küsimus, mis see mõõndus olema saab? Tegelikult on see nüüd niimoodi, et ametlikult ma olen Nuzlocke kaotanud. Päris kiiresti juba, aga nagu juba ütles Roger, et ma jätkan ikkagi ja proovin edasi minna täpselt samamoodi nagu ennegi, et ma proovin mitte surma saada. Ehk siis mul jäävad need kutid alles ja Nuzlocke jätkub. Just. Aga ma lihtsalt kaotsin. Et Roger on võitnud. Ehk siis nii öelda. Jei, clap, värgid, särgid. Kui on niimoodi kahe vahel vaadata, aga enne Elite Fouri pole keegi võitnud. Just. Ehk siis ma ei tunnegi mingit võitu. Sest et see oleks väga sitt olnud. Kui me olekski nüüd nagu läbi. Ma lähen nüüd tagasi sinna ja ma siiralt loodan, et ma ei näe seal ühtegi Hitmonleed enam. Kuna minu Magpie on lihtsalt füüsiliselt nii nõrga kaitsega ja minu Godzilla on kivi, siis ta sai peksa. Okei, Godzilla jätame Just in case ma panen Magpie ette ja loodan saada talle Burni kaela. Aga ma ei tea, kas ta nüüd elab ühe löögi üle. Aga tõesti peale seda mul tuli vahepeal esimene triali kapten ja ütles, et arenda natuke oma Pokemone ja ma ootan sind kui järgmist vastast varsti enda juures. Nii et tegime selle mõõndus ära, Yellowsnow võib jätkata hetkel enda praeguste Pokemonidega ja arendab seda, kuid järgmine kord igal juhul eeldusel, et mõlemad Pokemonid ära ei sure. Siis mulle meeldis Hitmonlee. Ja mitte. Siis kas kui high jump kick ei saa pihta, siis Hitmonlee kaotab pooled oma elud. Ja kas ma lähen seda teed mööda, et ma kasvatan lihtsalt oma evasioni. Proovime. No ma ei saa mitte midagi teha. Põhimõtteliselt me oleme jõudnud topikusse. Ta on kiirem ja ta on tugevam. Seni kaua, kuni ta ei löö mööda, ma kaotan.
mul on lihtsalt kõige mõttekam rünnata kõige tugevam rünnakuga, mis mul on. Okei, ühe ta elab üle, ma ei saa. Ma ei saa talle selle aja jooksul teha one hit KO. Mul pole mingit võimalust. Kas ainukene variant on see, et ma grindin nii kõrgele, et ma saan ta lõpuks tapetud? Just nii. Mul on selline tunne, et selleks, et Yellowstone saaks jätkata ja et me ei võtaks liiga palju eetri aega siit ära, siis me peaksime, mina jõudsin küll selle treenerskooli lõpuni ja nüüd kõik tulid õnnitlema, et ma selle treenerskooli läbisin. Küll aga me tahame, et ka Yellowstone seal jätkaks, mis tähendab iseenesest kahte mõõndust ehk siis, kas ma enam Yellowstone'i võimalus minna korra Wildi, püüda random esimene catch, lootes, et see on vähegi Hitmonlee'le sobiv, või kuna see jätab selle nii-öelda osa ära, et me mõtleme, kes meie kolmas partner on, siis teine variant on olemasolevatega läbi saada ühel või teisel viisil ja muidugi see eeldab grindi natukenegi ja siis on sul üks väga OP. Ma arvan, et tegelikult sul piisab mingi 3 levelist või mingi 4 levelist või mul on vaja lihtsalt, et mu Pokemon oleks kiirem kui Hitmonlee, sest et kui mu Godzilla saaks enne Hitmonlee'd rünnata, siis tähendaks, et 2-hit KO ja kui ta just ei saa kritti esimese löögiga, siis ma elan ühe tema high jump kicki üle. Just, aga mina olen siin selle lõpus, mina siit enne edasi liigume siis siit edasi sel hetkel, kui Yellowstone on tule alla teinud sellele Hitmonlee'le. Just, seekord me käest küsimust ei küsi. Nii et lõpetame hetkel selle osa ära, on küll väheke lühike osa võib-olla, aga ma arvan, et selleks, et sellist draamat vältida ja tulevikus olla ette valmistunud natukenegi, siis, aga me lubame teile seda, et kui tulevikus sureb üks Pokemon 2 ära, siis me ei tee mingid mööndusi, igal juhul Pokemon läheb PC'sse. Aga ma arvan, et see oleks tore ka, kui me alustame esimest seeriat Pokemon Randomized Nuzlocke Dual Lock siis täpsemalt ja me peame juba 5. episoodi peal selle ära lõpetama. Nii et kui ma ei eksi, siis enamus, kes on teinud enda Nuzlocki sarja, nad teevadki niimoodi, et kui nad kaotavad, nad mängivad selle lõpuni, et näha, et mis oleks saanud, et nad arvestavad seda küll, et nad kaotasid, aga et just, et endal oleks ikkagi lõbus. Just, ehk siis jääme ootame järgmist osa, et alustada vaatamist, mis oleks saanud, kui Yellowstone oleks kohe alguses püsinud elus. Aga thanks, et vaatasite ja kohtume juba järgmises sisukamas osas. Just, tšau.